Tere hommikust, sõbrad! Lähme tutvustame üksteist jälle taas. Täna on 2. mai. Mis kell on? Kohe ütlen. 7.39. 8.39. 8.39. Ja me sõidame Viljandisse driftile. Jop. Me saime siis meedia pääsme. Oleme Kajo Racing Media ja valmistume. Võtame oma asjatsit ja ma lähen nüüd täitma mingi protokolli, et kui ma ära suren, minu enda süü. Sain siukse meedia vesti. Maitu ka meil siin valmis ja Raulito prillidega. Oleme teiega valmis. Mait siis katab neid kaadrid seal. Mina lähen sinna keskele. Kõigile klounaadi seal näitama, kuidas asi käib. Ja kohe üritus peaks nagu hakkama. Näeme siis seal. Sedasi siis keset tervet rada ma siin olen. Ma ei ole siin ainuke. Siin on veel mõni meedia. Tere! Väena jälle. Väena, jah? Jälle kohtusime siin. Tegime promo teile eelmine kord. Video oleks päris hästi ju. 2,2 vaatasid ära. Ei, ma vaatasin ots lõpuni. Saatsin kõigile mingi, joo, vaadake. Siis kõik vaatasid otta lõpuni ka, siis mina olin seal. Super. Üks operaator on seal. Lehvitab seal. Lähme tutvustame teile ka siis oma tiimi. Autosid. Mis kapoti alla on. Aga heli ja väga hästi peale. Väga hästi jääb. Jääb! Tere! Mina olen Jaan ja see on minu kallis drifti auto. Et tegemist on siis E30-ga, klassikalise autoga, paljude unistuste autoga. Mis me siis oskame öelda? Ta on aastast 1990, ta on originaalis 320 bensiin olnud, mis tähendab siiski, et tal on taga ketassild, sest paljudel tolle ajast autodel oli taga veel see trummesild. Nii, mis siin veel põnevat siis on? Et vaatame sisse ja siin sees on niisugune tavaline sportrool, võib-olla üks asi, mis on jah see, et minul on natuke teistmoodi kui teistel on, paljudel on vaata selline kausiga rool nagu mõistad, et siin on dish. Et kuna minule, ütleme, võib-olla see seest auto suurus võiks või isteased natuke kindlasti paremaks teha, et siis mul ongi rool nagu siuke flat, et mul oleks parem ruum, kui mul oleks see rool või siuke kaus, siis oleks mul tunne, et oleks natuke liiga siin ja vaata mul need käed hakkaks kuidagi oleks natuke kuidagi nii liiga sõita. Siis käsipidur, nagu ikka kõigil on. See on Eesti mehe suvitoode, see on okei. Ja siis siuke natukene erilisem või nii-öelda kõrgema taseme short shifter. Et siin on lihtsalt plokk peal, et sa ei saaks tulemata tagurpidi käiku panna või mis iganes. Et siin on see lukust ja 5. käigu lukus on näiteks panna ja et ühesõnaga, muidu üsna lihtne ja loogiline. Polstrid ja asjad peavad kõik streedi autol olema võimalikult originaalne. Istmed võib vahetada ja siis mingid nagu põhjamatid ja asjad võib nagu võida võtta. Siis lisaks on veel üks et mul on siin taga turvakaar. Et see teoorias siis annab kerele jäikust juurde ja kui juhtub, et üle katuse käia, siis võib-olla jääd nagu rohkem ellu. Aga ega ütleme see esiosa, kui üle panna, siis see tuleks ikkagi sisse. Aga mingil määral ta arvatavasti nagu ikkagi väikse esimese taseme turva annab ja ütleme, et streedi autosse ei ole lubatud. Järgmises klassides peaks juba täispuur olema, see ei ole streedis lubatud. Aga samas paljudel, ütleme, võib-olla ei ole ka seda, sest see on nagu siuke, ei ole ilmtingimata vajalik. Et selle asemel võid panna siia taha lihtsalt see stratbaari ja teeb jämedalt nagu sama töö ära. Kuigi kindlasti, et ta annab mingit kirejäikust nagu juurde, et selles mõttes see arvatavasti võib väike nagu eelis olla. Siis näed siit poolt veel vaadates, et PC koilid, siis need on reguleeritavad, ega nad on ka üsna vanad ja lihtsad, aga kvaliteetne tootja ja pigem ma ütleks, et üsna hästi on nagu gripi. Ja üldiselt auto on tegelikult saab kiita ka, et kiire on, et selles mõttes on kõik hea. Siin tagapool, kui kellelgi on E30 facelift tulesid, siis asun siin, andke teada. Neid on väga palju pooleks. Ja tagant ütleme see varuratta kohta välja lõigatud. Aku on kastis, põhimõtteliselt tühi, ei midagi erilist. Siis oli see, tule kustuti peab autos olema muidugi. Ja kapoti all, mis on kapoti all?
mis on kapoti all? Mis sa tahaksid, et seal kapoti all oleks? Kõik mõtleme, mis siin kapoti all võiks olla. Ja siis see, kes mõtles õigesti, tuleb mingil võistlusel mu juurde ja ütleb, et ma teadsin, et sul on see kapoti all ja siis juhtub temaga midagi head. Nii. Kapoti all on meil M30. BMW kõige kauem seeria tootmises olnud mootor. See on BMW tootmises olnud aastast 69 kuni mingi 90, ma ei tea, 2 või 4 või mida iganes. Et see on raske mootor, üsna vana ja rumal mootor, aga teistpidi hästi pommikindel, vastupidav, murevaba, et ei saa nagu kurta. Ja nüüd, kui me tuleme selle auto siis nagu ajaloo juurde, siis tegelikult see mootor on arvatavasti umbes 10, 11, 12 aastat tagasi ehitatud ja siis ta oli konkurentsivõimeline. Ja sellest ajast ta tegelikult on ilusti kestnud, et vahepeal ta on siin autol omanikke vahetanud, kes on seina sõitnud ja kes on ehitanud ja mis iganes, et päris seda ajalugu ütleme on ka see, et põnev, et driftimehed teavad ilmselt täpsemalt, et kunagi see mootor oli Martin Pagal ja siis ühesõnaga on veel mitmed inimesed seda omanud. Ja nüüd oman seda mina. Ja nii ongi. Proovime see aasta Eesti Streetis teha tugeva tulemuse. Kokkuvõttes tahaks olla aasta lõpul ka alal, tahaks ülikonna selga panna ja selle lipsu ette ja pruudi kaasa võtta ja tantsida pruudiga seal. Nii et hoidke või alt ja tulge vaatama. Selline damage siis. Õnneks kaamera ise on terve. Aga siit see kraapsu kirja. Aga mida rohkem kraapsu, siis ägedam on. Seepärast, et siis on näha, et kaamera kasutuses olnud.
lages maas. Ei. Siit statiiv on, kuulge. See on nii õrn. Ei püsi nagu üldse tuulega läheb viltu ära. oli juba Põldaru üsna lähedal, et see ja nüüd kahjuks Põldaru liiga lähedal sattus, aga kaks sealt tuli. Rõhut natukene aegaseks, võib-olla sellest tuli see ja sellest Põldaru otsa ikka ringi. See oli esimene päev. Ta oli huvitav, aga mitte nii huvitav kui homne päev. Nii, tänaseks sai meie päev läbi ja me tõmbame siit Raassilla rajalt otsad kokku ja näeme homme juba. Pinska külalistamaja. Teeme kohe ausa review teile. Hinnad on nagu super soodsad. Mul on ikka veel see vest seljas, sellepärast et kuna okei. Mina magan akna ääres. Tegelikult ma magan siin, ma tean, et mul tuleb siin parem nii. Ei, sa juba mainisid ära. Ei, kõik. Selline kribens on meil siis. Tegelikult ei ole hädadal mitte midagi. Tõesti viisakas, vaata, isegi rätikud on. Saame siin telkut vaadata. Aknast on selline imeline vaade. Eks ole. Seal ma lähen kiikuma pärast sinna. Sinna. Mait katsub lage. Siin on uputus olnud, vaata suitsuanderi koha pealt on see plaat päisnud või mis on? Jah, ei tea, loodame, et siis mingit cockroach'e pole, aga puhas on, ütleme ausalt. Ei teada, pole midagi. Ei ole jah. Oota, miks meil 3 voodit on? See on siis... Ei tea, mis see on. Pigem hakka midagi ütlema. Oota, ma oleks saanud võtta ja võtta kuradi selle, jätta käe peale alles, siis ma oleks siia tasuta sisse saanud. Eriti skeemi vend. Sest vaata, mul on ka punane ju. Aga see on meedia oma. Ei mingi sentsi. Vaata näitki, mis sul on. Sul on vana lihtsalt, sul on sama asjad. Ongi sama asi. Toi. No siis ma oleks topelt meedia olnud. Jah, kindlasti. Nii, me siis lähme vaatame kööki, sest et me tahaks süüa ka midagi. Mida me küll sööme, seda me veel ei tea. Aga tšefime midagi kokku. Me teame. Nii, köögipool on siis selline. Vaatame, tuli läheb põlema ka või? Pann. Lahti, logiseb. Aga ma arvan, et saab süüda küll. Vaatame, kas külmikusse on juba sattunud midagi. Isegi on. Noh, siit saame ühe muna. Veel muna. Siin on veel midagi. Jäätist ei olegi või? On, isegi jäätist on.
ei jäta ju praegu. ei jäta. Nad arvavad, et vets, oota, üks vets on siin. Vaatame duši üle ka. Kuule, see on väga aus. Palju me maksime? 32 eurot sellise asja eest. Täiesti okei. Sai ka 28 euroga, aga siis oleks... No me igaks juks võtsime selle, et midagi juhtub, siis saab cancelida tasuta. Oota, siin oli veel mingi tuba, veel mingi vets vist. No 2 tükki lausa. See on ka duš ja WC. Okei. Eks siis... mulle isegi see meeldib. Ja mulle ka. Kuule siin... juures lähemalt. Jaa. Isegi arvestatud sellega, et inimesi võib palju olla ja 4 vetsu kokku, 2 duširuumi. See on päris uhke. Siin Maiduga mõtleme, et ütlen talle, mis sa arvad, et kas siin on kuskil peidetud kaamera ka või? Et ei saa asi nii odav ilma mingi konksut olla. Televussur töötab ka siin. Suudate uskuda või? Miks karud ära panid? Oota, ära karju nüüd. Kohalik Volkar. Siin ju. Aga see on mingi lilled ju. Oh, härrad! Jou! Kus see Krossi pood on siin? Seal poe korra. Aitäh sulle! Shopping. Võib-olla ma saan väikse pista lihtsalt laupad nagu nii kunagi. Väga mõnus ilm on õues. Räme vihm on, nüüd peaks nagu välja minema. No nii, sõbrad, me oleme jõudnud kööki ja teeme teile väikse hauli ka. Me teeme üldse kokandussaadet. Ja me teeme mis me nüüd kokandust. poest võtsime? Vaatame. Muna 2,50. Ei, tegelikult asi ei ole nii. Me tahakme süüa tegema. Ja me võtsime poest muna, piima. Vaatame, mis me veel siit leiame. Leiba. Kohe seletame ära ka, mis me teeme ja miks me kõik need asjad võtsime. Küpsis, karbikesed, see, oota, äkki las vaatajad mõtlevad ise, mille jaoks meil küll seda vaja läheb. Karbid, on ju, see läheb ühte kohta. Kilu. Aga te ikka veel ei aima, ma garanteerin. Me võtsime võid. Muna ka sinna. Ja tegelikult muna läheb ka sinna, või läheb ka sinna. Siis me võtsime peekoni. Kurk, sellepärast, et Maidule meeldib kurk. Üks sibull. Ja selle me toidame kellelegi ära. Aga ütleme, räägime story ka, et miks me siis võtsime. Ma räägin ise. Tõnis räägib ise, jah? Ühesõnaga, me olime natuke ebaviisakad, kui me kohale jõudsime. Et kuna ma olen meedia, ma sain siis sissepääsu tasuta. Siis me tahtsime talle piletit saada ja siis ma ütlesin, vaatasin, et taga on mingi auto, et kuulge, et ma pargin auto ära, et kus ma parkida tohin. Siis me parkisime ära ja siis nad sõitsid autoga tuututades järgi, et ütlesid, et oo, mida te teete. Kui me olime lahkumas, siis ma ütlesin neile, et ma toon teile midagi homme. Ja siis ma küsisin ka, et mis neile maitseb ja see küpsis läheb ka sinna. Ja ma ei pesnud käsi. Ma pesin ära. Ma tegelen siis munade ja peekoniga. Me teeme siis kilo võileiba. Nad ütlesid, et nad tahaksid kilo võileiba hommikul süüa. Kuule, kas sa praegu tahaksid nagu viilutatuna või teile lihtsalt riisti peale ja siis nagu... Lõppu viilud, me ei tee salatit sellest, me just sööme siin. Nii siis, munad. Aine, pot. See näeb, okei. See ei näe väga hea välja. Nii, ma arvan. Kuulge, ops. Veisi on veits kahtlane jälle, aga vahet ei ole, me teeme mune seega. Teate, ma ütlen teile ühe kokandustriki ka, et kui te mune hakkate keetma, siis visake sinna vette soola. Kui sa soola lisad, siis nad kooruvad paremini. Vot. Teisite kõik samast ära. Kuna õli meil ei ole, kasutame täna siis võid, mis saab ka kenasti hakkama, aga see pann on veits liiga kuud, kuigi see on madal peal. Siia viskame siis selle teema. See kärstab ära siin.
siuksed lood. Kahtlane laul mängib, paneme midagi muud. mis mõttes? meil on teistpidi. Hakkliha maitse pipat pole või? see hakkliha maitse on jah. ma ei tea, ma siit leidsin, ma mõtlesin, et see on pipar koos selle sibulaga. Nagu ka öeldud, kui sa paned soole, siis need koored tulevad väga kergelt ära. Selline tudengitoit täna. Eks saab midagi kõhtu ka. Me läks meile jube pikka. Aga ma ei tea, mida šokolaadiga söötavad. Me tegime teile külgi. Palju teid on? Ei no aga õige mees on see, kes sõna peab. Saab sinust ka õige mees. Jah, me jätame. nii. ja kus sa oled telekaameras? No, vaata, siin on pulk ka, mis käib plaks. Toi, ma ei tea nekki seda. Statiiv. Vaata siia kaameras. See filmib mingi mune kogu aeg. Ütleme nii palju, et Teine päev. Oh my god, ära sega vahele. See siis teine päev. Meil oli vähe pikem öö. Millegipärast oli see magamatuse. Ei olnud isegi... Kuule ma koputan, ma nagu ei saa. Ma olen otsas juba omadega. Vaata seda ja korraga. Ja see on ikka väga ilus. Oh, tere hommikust või noh, nüüd on juba päev. Nii, enesetunne. Kuidas magasite? Nii palju kui sai, magasin väga hästi. Parem kui eile. Ei saa väita sama. Mul on prillid peas põhjusega. Selles mõttes, et jah, täna peame inimesi tüütama ja intervjueerima kõiki. Sest et eile me filmisime liiga palju ketsi nagu. Kvall on tehtud. Esimesest sõidust tuli, mis asi, 53 või? 50,5, jah. Teisest tuli juba 73,5, nii et oleme kindlasti sees võistluses ja ma ei mäletagi, mitmes koht on. Isegi hästi. Olen väga juba või? Ei, nii on väga palju. Peegelda vähemalt. No ma saan ka nüüd intervjuud. Vana garaaž vaata märki see. Ahoi! Oi. Miks ei sõida? Jaa, finantsi on vähe. Finantsi on vähe, jah? Muidugi. Pro-klass on kallis ala. Muidugi on. Tuleb puhata vahepeal. 12 aastat järjest. Raha põletamist. Lõpuks peab ju otsa saama. Jop. Niigi üllatav, et kuidas nii kaua vastu pidanud. No vot. Lõpp läheb raskemaks. Absoluutselt. Aga Kogu aeg läheb rohkem ainult iga aasta. Comeback tuleb ikka, eks? Muidugi. Absoluutselt. Jääme ootame. Oi. Vaadake sõbrad, meil on selline station siin. Et kõik kaamerad ikka ja telefonid oleks laetud. No nii. Ma liigun positsioonile. Üritan ellu jääda. See peaks vähe vingem olema kui eile. Proovime filmida normaalseid kaadreid seekord. Ühe kaameramehe saadan jälle kuhugi sinna otsa. Ise lähen keskele ja vaata, mis saab. kohtunikud vaatabki need rahvast üsna palju. Mega väsinud on olla tegelikult. Tahaks magada. Aga ei saa. Meil on missioon. Sõbrad, ma olen mingi 3 tundi maganud. Ja mu kott pani ka otsad lihtsalt. Kott on läinud. Seega nüüd peab improviseerima jälle. Kas ma seda kalastusvlogi kunagi vaatasin? Täpselt samasugune kott, see on see sama. Läks täpselt sama koha pealt jälle kätkina.
5500 amm on selle auto nimi. Taga on meil suht klassikaline kõik sassipaak, vahepaak, 3 Boschi 044 pumpa. Siin on custom rahutusvedeliku siin on üks Coca-Cola ülejooksupaak. Radikas on siia nurga alla pandud, õhuvõtt on siit pealt. Siin on 2 300 wattist ventilaatorid ja mis siis lükkavad kõik õhu auto alt välja. Ja see jahutabki meie mootori maa. Mootor on nüüd siin. Mootorist nagu vihje on siin. 5500 AMG. See on siis nüüd mingi 2003 aasta või 2002 aasta E55 AMG mootor, kus on S-klassi karter. Siin on Herti tehtud custom kollektorid, mis on siis igaüks kuskil 8-90 cm vahel. Ja need on siis mitte standardselt viidud rattakoopast väljapoolt, kuna see laada on nii väike, et siia ei mahuks muidu 8 normaalset kollektorit ära. Mootor on saanud väikse plokikoonte hoolduse, sisselaske kollektor on tagurpidi keeratud. Juhib Maxeku reis seda kogu komplekti. Lisaks on siis 100 hobujõudu Nossi shot ka peal. Üks solenoid, kuiv shot, aju laseb midagi ütleb juurde. Nitroballoon on siin taga. Niimoodi turvaliselt paigaldatud. Neid meil kulub umbes 3 pudelit tapi peale. Ja selline lihtne, viisakas, kiire, väike auto. Ja üks pull asi on veel, et kui väga külg ees sõidad, siis pead tagaaknast välja vaatama. Sest lihtne lõpuks siin. See oli Kajo Racingu laada. Aitäh! Meil on võitja selgelt ja nüüd paaristab edasi Randar Kajo. Suur aplaus Randarile. Aga ma sõidan ees ka vaata hästi siukest sõbralikku laudit. Nüüd läkski, no ega ratas läks välja või? Ratas, jaa, selles pikas kurvis läks ratas välja, aga ei, ilus sõit. Läkis uuesti. Jaa. Ja tead, ma seisin seal ja mõtlesin, kui mu see aasta, nagu vaata Eesti meistrikad ei ole mul teema, aga läks pinge nii maha, läksin lihtsalt lustima seda lihtsõitu nagu. Ja siis ongi vaata võib-olla rahvas ka plaksutada, tahtsin näha nagu. Show'd teha, jah. Aga seekord see vilja ei kannud, no ja järgmine kord kannab, ega elu käib. Küll kannab. Kõik on hästi. Üks tandemi võit esimeselt on väga okei. Ma avanen alles hooaja lõpus tavaliselt. Jätke meelde. Põhimõtteliselt on siis kolli autot ja pealtvaates tundub lihtne, aga kui ise hakkad proovima, siis oleneb tegelikult nii lihtne. Noh, oleneb küll sõitjast, aga annab ikkagi mõtletada. Tallinnas on ka huviring selle kohta ja on suurem rada, nii et kui tunneb huvi, siis saab alati tulla Stroomi keskuses siis.
on nii-öelda püsirada. Igal driftiüritusel proovime nii-öelda kohal olla, et siis inimesed saavad tulla ja proovida ja kui teksti meeldib siis. Valik on meil selline. Ma arvan, et see on see, millega me siis täna sõidame. Ma pean mingi paremat positsiooni. Karel piiraja juba. No ma nüüd näitan, kuidas see kaamera töö käib. Tegu on sohva mida saavad ka väiksemad harrastajad nautida. Ja sellega saab veel Tallinnas kokku puutuda Stroomi keskuses oli vist. Või mul läks lappe ära juba. Esimest sõitu tegemas paaris. Mul oli suur au seda vesti kanda. Näe, ohtlik. Ja nüüd on aeg tulnud see vest tagastada. Jumala äge number 200. Näed. Ma tegin umbsilma, ei teinud. Laks. Siin lõpeb meie... Oota, ma olen kinni. Siin lõpeb meie meedia... Mis asi? Ma olen nii väsinud täitsa pekinud. Meie meediakarjäär siin driftiüritusel. Nüüd ma olen tavaline Priidu. Ütlen ausalt, mulle täiega meeldis meediavestiga ringi käia. Siis saab mingi tegelinski, vaata. Teised teavad, et see teeb midagi. Siin on üks väga tubli refi tehnik ka. Tema siis vahetas siin väga palju refe. Mis see on, mis see logo on? Ei saa reklaami teha, jah. Laulasmaa autoremont. See on uudisupp. See on droon. Kes sa lege mees oled, kes Skyline'iga kohale tuli nagu?